Lähme tagasi selle töö juurde. Seal oli tegelikult kunagi, kui tekstile oli see teine osa ka. Ja seal oli vaja leida, kui palju sellise raketil, kuidas sõltub, milline on tema kiirendus selle lõpu otsas. Kui palju erineb, ütleme niimoodi, kui alguses näiteks oli tema kiirendus G, ehk siis reisijad tundsid sellist kiirendust nagu maa peal, kui nad seal sees istuvad, et milline kiirendus päris lõpus oli. Ja kuidas seda teha? Aga meil see kulude oli. Sellega näiteks siit teisel lehel. Ja muidugi midagi, see oli esimese kodutööna. Nii, et saime, et ta liigub kiirusega 4/5 C lõpus, päris korralik kiirus. Aga kuidas selle kiirendusega on, et kui kogu aeg saadakse välja sama võimsusega laseri voog, selles mõttes muidugi, kui realistlik see ülesanne ilmselt ei ole, sest et punkt A, muidugi meil ei ole esialgu üldse praegu sellised tehnoloogiad, mis võimaldaks niimoodi footonrakette kasutada. Ja kui meil oleks laser, hästi võimas laser, millega saaks kiirendada, no kui ta oleks piisavalt kaugel, siis oleks väga raske fokusseerida, nii et see on pigem selline mõtteline katse, mitte reaalne, sest et meil, kui ta oleks hästi kaugel, see rakett, siis sellisel juhul oleks meil nagu mitte realistlik seda laseri kiirt fokusseerida selle raketi peeglitele, eks ole. No, peaks olema niivõrd täpne valguskiir aju. Nii et ega ta väga realistlik ei ole, aga no, unustame selle ära, et ta väga realistlik ei ole. Ja üritame vastutada, et kui oleks, et siis millise kiirendusega sellisel juhul seal raketi peal inimesed tunneksid kiirendust. Ja nagu meil on oma aeg, see on selles mõttes nagu oma kiirendus, ehk siis kiirendus, mida tunnevad inimesed seal peal. Nii, kas kellelgi on ideid, kuidas seda ülesannet sellisel juhul lahendada? Kuidas leida, millise kiirendusega, mitu korda muutub kiirendus selle võrreldes alguses ja päris lõpus? Kellelgi ei ole mingit mõtteid. Aga ma võin teile natuke vihjeid anda, et me vaataksime seda nüüd raketi taustsüsteemi. Ja mõtleksime, et see kiirendus ongi, oma kiirendus ongi selles samas süsteemis, kus siis need inimesed on, raketi taustsüsteemis. Et rakett saab footoneid ja peegeldab tagasi, sellest tuleb reaktiivjõud. Ja nii et tegelikult meil oleks mugav arvutadagi just seda kiirendust raketi taustsüsteemis ja võrrelda olukord alguses ja lõpus. Kas see on piisav vihje, et suudaksite leida, kui palju muutus see kiirendus? Teisisõnu, kui palju muutus raketi taustsüsteemis reaktiivjõud? Mitu korda?
Saame vaadata footonite energiaid siis. Nii, väga hea. Aga esimene asi on see, et meil footonite energia muutub. See annab meile ühe selle Dopleri teguri, eks ole. Ta peegelt tagasi footoneid, iga footoni energia on väiksem, vastavalt on ka see jõud siis väiksem, reaktiivi jõud. Aga kas see on kõik või on veel midagi vaja? Väike vihje, et kas need footonid tulevad endiselt sama sagedusega, sama palju tuleb vaja footonid muutust rääkida. Iga footoni energia on muutunud, aga nende arv ajaühikus. Viis korda vähem siis või? Jah. Kas 5 korda vähem siis? 5 korda vähem. Kas see Dopleri tegur oli 5 või? Ma ei tea, ma vaatasin kiirust järgi. Mida? Ma vaatasin kiirust järgi. Kiirust järgi? Ei ole. Kiirust järgi ei saa niimoodi. Footonite sagedusele saab ka rakendada Dopleri efekti valemit. Kui võtad ette, et iga footon on väike valgussignaal, aga selle tegelikult, kui te võtate valgus seda Dopleri efekti sedapidi, et sagedus on see, kui tihti nende valguse laineharjad meieni jõuavad. Laineharjade meieni jõudmise sagedus. Te võite ka iga seda valguslaineharja vaadelda kui ühte üksikut signaali. Ehk tegelikult see tähendab seda ka, et kui te saadate valguse impulsse teatud sagedusega, siis nende impulsi sagedus muutub täpselt samamoodi nagu see sagedus, nagu footoni laine, footoni valguslaine sagedus. Nii et tegelikult see nende arvu ajaühikud muutub täpselt sama tegur korda. On see aru saada? No, kelle võib anda markuan. Ja seega me saame siis raketitaustsüsteemis footonite energia muutub. Prim on võrdne E korda Dopleri tegur, ruutjuur 1 miinus 4 viiendikku jagada 1 pluss 4 viiendikku. Ta väheneb, eks ole, et märgina niimoodi võetud arvestada, et ta väheneb. Ehk siis on võrdne 1/9 ehk 1 ruutjuur ehk 1/3. 3 korda väheneb footoni sagedus. Footoneid jõuab käsini samuti 3 korda vähem ajaühikus. Seega G' on võrdne G korda 1/9. 9 korda läheb väiksemaks ja kiirendus järelikult sellisel juhul. Teil on vaja koduülesannet ka. Teil on vaja koduülesannet, asendusülesannet. Teeme niimoodi, et koduülesanne tegelikult on, ma jätan samasuguse nagu see eelmine koduülesanne, aga asendusülesanne teeme selle natukene nii nagu see eelmine koduülesanne oli mitte. Ja? Selle ülesande juurde tagasi minna. Selle juurde tagasi, ma räägin nii palju vahepärast, ei selgita teiseks tagasi. Kust me selle kiirenduse saime? See G korda 1/9. Selle me saime niimoodi, et raketitautsüsteemis me vaatasime reaktiivjõudu, või seda, mis tekib, eks ole, ajaühikud, võidame mingi arvu footoneid, peegeldame tagasi, iga footoni impulss on, kui see on 1, on impulss on samasugune nagu energia,
Ja nüüd, kui footonenergia väheneb 2 korda, siis väheneb ka järjelt tema impulss 2 korda. Ja antud juhul 3 korda. Me arvutasime Dopleri valemi põhjal välja, et footonenergia väheneb 3 korda, järjelt impulss väheneb ka 3 korda, aga reaktiivjõud ei sõltu mitte ainult sellest, kui suur on üksiku footonenergia. Ta sõltub ka sellest, kui palju neid footoneid ajaühikus laekub. Ja see muutub samuti Dopleri efekti valemile vastavalt, sest iga footon võite kujutada ette kui valgusimpulssi ja valgusimpulsside sagedus teiseneb vastavalt Dopleri valemile. Nii et järelikult ka nende footonide sagedus kahaneb 3 korda. Energia kahaneb 3 korda, sagedus kahaneb 3 korda, laekumise sagedus footonide ajaühikus. Reaktiivjõud on mõlemaga võrdeline. Mida rohkem footoneid ja mida suurem energiaga nad on. Nii et reaktiivjõud väheneb 9 korda, järelikult ka kiirendus väheneb 9 korda. On enam vähem. See läheb siis nagu ruutu või? Ja, siis meil oli 1/3, läks ruutu, tuli 1/9, jah. Mis see viimane lause on? Viimane lause. Footoneid jõuab raketi taustsüsteemid, ma arvan. Samuti raketini samuti. Ja footoneid jõuab raketini samuti 3 korda vähem ajaühikus. No ma ikka suure vaevaga ise suudun oma käekirja lugeda. Nii, Lõisa, kas seda hästi? Ma veel mõtlen selle üle. Aga Iiris? Ma ka mõtlen. Okay. Me pidime andma teile koduülesande, asendusülesande. Koduülesanne on nüüd meil suhteliselt sarnane sellega, mis teil oli. Aga ta on nüüd selline, et nüüd natuke realistlikum. Enne ta oli meil selle tõttu ebarealistlik, et kasari kiirelt niimoodi suunata on raske, eks ole. Aga nüüd on meil niimoodi, et kuidas need raketi footonrakett üldiselt töötab, on niimoodi, et see on aine ja antiaine, eks ole. Mida see annab? Annab seda, et aine ja antiaine saavad annihileeruda ja siis tekitab näiteks footonit. Aga nüüd oletame niimoodi, et meil on selline olukord, kus see raketi peale võetakse raketkütust, mis on antiaine. Antiaine mass on täpselt sama, kõik relatiivsusteoorias asjad toimuvad samamoodi. Ainult, selline raketikütus on antiaine. Ja seda on meil mingisugune kogus M. Ütleme niimoodi, raketi algne seisumass koos, mis muu hulgas siis hõlmab ka antiaine massi on M. Ja nüüd tema püüab siis ümbritsevast kosmoseruumist oma lennu käigus ainet, sest annihileerus on vaja ainet ja antiainet. Ja küsimus on siis, et millise kiirusele lõpuks saab. Kui tal on, ütleme näiteks, et kui tal 90% alguses on peal, on antiainet ja 10% on see laaduk, mida tahab lõpuks kiirendada näiteks. On arusaadav, jah. Aga kirja ka.
alguses on tal 0,1 M0 pluss 0,9 M0. See siin on meil antiaine pardal olev antiaine. Ja ainet püüab kosmoses. No, seda ei ole väga tihedalt, te teate, tähtedevaheline ruum on suhteliselt tõre, aga natuke ikka on. Ja kui saab ikka vahega läbi, siis midagi ikka sinna püüab. Kogu vajaliku, selleks sõitmiseks vajaliku aine püüab ta kohti kosmoses. See on muidugi paigal, see aine on paigal, nii et kui te impulssi sellest arvestatud, siis ta on paigal, aga kui ta nüüd raketiaussüsteemis ta liigub päris kiiresti lõpus, nii et siis seda energiat saab ka kasutada. Ja küsimus on, millise kiiruse saavutab rakett. On aru saada. Võtse käsi kodu üles, on aru saada. Kordame siis veel kord üle. Kosmoses on meil igasugused osad. Kuigi on väga hõredad selle avakosmoses. Nii et kusagil ei ole meil absoluutselt vaakumi. See, mis seal on, aga nad on enam-vähem meie liigud sama kiiresti kui meie täht ja lindade. Nende kiirus on antud juhul maaga seotud süsteemis loeme nulliks. Ja nüüd rakett võtab pardale antiaine. Antiaine ja aine annihileeruvad, tekitavad footoni. Seda kiirendavad need footoni, mis lähevad aktiivjõu tekitavad footoni. Footonraketust. Ja selle tulemus, selle seisumass tegelikult muutub. Ta võtab mingi seisumassiga osakesi ja muudab need footoniteks, footonite seisumass on 0. Ja nüüd pardal olevast massist 0,9% moodustab kütus, antiaine, mis kõik põletatakse ära, mis annihileerub kosmosest kinni püütava ainega. Nii et selle tulemusel võetakse avakosmosest 0,90 ka seda ainet, aga te peate arvestama muidugi, et see 0,90, mida kosmosest püütakse, et see on siis ka maataussüsteemis, sest et see on meil seisumass, eks ole, samasuguse koguse seisumassiga peab ainet olema nagu antiainet, ta korralikult seksab. Nii et ta võtab ka 0,90 seisumassiga, võtab ta avakosmosest maaga taustsüsteemis paigal olevat ainet, põletab ära ja selle tulemusel tekivad footonid, mis tekitavad reaktiivjõu. Ja küsimus, et millise kiiruse saavutab rakett. Kas me seda klassikalist niinimetatud Tsiolkovski valemit me vist ei teinud või tegime? See on natuke nii-öelda advanced versioon klassikalisest niinimetatud Tsiolkovski valemist. Mis on Tsiolkovski valem? See on siis selline valem, mis annab meile raketi lõppkiiruse, kui me teame raketi algmassi, lõppmassi ja siis selle kütuse põlemisel tekkivate osakeste väljumise kiirust. Te teate seda, tõstke käsi, kui te enam-vähem kujutate, milline see valem võiks olla. Ma võime siia juurde tuletada, aga kellest tõmbab siia ümber, see on kodulist. Natuke avada võrdluseks, siis luua klassikaline valem.
on siis niimoodi käib. Mis see nimi seal on? Tsiolkovski. See on mingi vene. Ma pakun. Tsiolkovski. Nii, ja see on siis niimoodi, et me kirjutame välja impulsijäävuse seaduse. Meil on rakett ja siis tuleb reaktiivjõuna tuleb osakeste voogkiirusega U. Ja nüüd, kui siit välja tuleb mass dm, siis ta kannab impulssi U korda dm. Nii et me saame raketi taustsüsteemi raketi jaoks me saame sellise impulsijäävuse seaduse. dv m korda dv on raketi impulsi muut, eks ole. See on võrdne. Nüüd tema mass väheneb. Et selle tõttu me võtame miinus dm on tegelikult positiivne. Miinus U korda dm, see, mille see impulsi kannab ära see kütus, põlenud kütus gaasidena. Ja siit me saame, kontroll, mis diferentsiaalpõrranduse siin meil on nüüd. Eralduvat muud. Eralduvat muud. Eralduvat. Nii, eralduvat muud. Siit me saame. Üldiselt on tore, et te hakkate juba natukene diferentsiaalpõrrandust saama mulle. Nii, saame siis dm jagada m-iga korda miinus dv jagada u-ga. Saame, et logaritm m jagada m0-iga on võrdne miinus v jagada u-ga. Saame, et kiirus v on võrdne u korda logaritm m0 jagada m-iga lõppmass. Nii et te näete, üldiselt asi on kurb, see on logaritm. Ehk siis ega te palju kiiremini, kui nüüd välja lendab kütus, kiirust ei saa. Miks ta nüüd kurb on? Ega see küsimus, kui kiiresti me saaksime seda kütusse välja saata. Mis pakub? Me näeme, et kui me saaksime kütust hirmust palju, aga logaritmil on selle poolest kurb funktsioon, et te teete ta kaks korda suurenete massi ja kasvab ainult U võrra. Nii et kui te olete seal juba, läheb väga kiiresti kosmiliselt suureks stardimass sellisel juhul. Ja paar-kolm seda uud on võimalik, aga kui te võtad juba kaks uud, siis peab olema 90% kütusest ära põletama. Nii et sellepärast, miks tehakse raketid mitmeastmelised. Vaata teenusele, see mitmeastmelised. Mitmeastmelised nad on harilikult. Kuni 3 ja 2 ja kuni 3. Ja see on siis sellepärast, et seda kasutut massi ära visata. Kõigepealt olete suur osa kütust ära, siis viskate sellega massi, mida te enam ei taha kasutada, lasete seal kosmost reostama ja siis järgmise ja niimoodi ta siis käib. Aga ikkagi väga palju see suuremaks kuju kütuse väljumise kiirus ei saa. Aga kui kiiresti saaks seda kütust üldse välja lasta? Kui kasutame näiteks põlemist. Harilikult raketis kasutada mingisugust põlemist. Mida me peaksime tegema, et ta võimalikult kiiresti need kütuse osakesed minema lendaks. Me näeme, et juba U saama võimalikult suureks. Mida me tegema peame? Kõrge temperatuur. Ja esimene see kõrge temperatuur loomulikult, aga see on meil piiratud, et kui ta väga kõrgeks seda teha, sest et siis sulab ära. See vähemasti raketi tüüs.
Te teate, mis on tüüs? See on muidu termodünaamika teema, me võime seda proovida teha. Nii, sõna ise te ilmselt teate, tüüs. Raketimootoril on siis selline lugu, et ma ei tea, kui hästi halvasti ma seda siin teen. Siin on mingi põlemisega. Selle kitsas kael. Ja siin sees põleb kaagid. Kõrged kaagid. Ja need lähevad kaelast välja. See on niisugune soojusenergia kineetiliseks energiaks muundamise asi on see tüüs. Kitsas kael. Siin ta saab, kui ta paisub, siis saab suunatud kiiruse ja edasi ta paisub adiabaatiliselt. Seal on oma teadus, et see tüüs korralikult töötaks nii, nagu ta peab. Igatahes siin on suur rõhk, kõrge temperatuur, siin ta hakkab adiabaatiliselt paisuma, tüüsi juures kiirus läheb suureks, edasi kiirus tegelikult veel kasvab, aga nüüd ta läheb juba, nagu ristlõige pindala kasvab, mis on erinevus vasakul ja paremal, on see, et siin on tihedus väike. Ja ta nagu siis selle kohta võib lahendada termodünaamikat põhimõtteliselt ülesanded. Ja üldiselt sellise viisil saab üsna suure osa sellest algsest soojusenergiast moondada nende gaasiosakeste kineetiliseks suunatud energiaks suunatud liikumiseks. Nüüd on selge, et ega me rohkem ei saa, kui neil alguses oli soojusliikumise kineetiline energia, et vahe on siis selles, et seal sees põlemiskambris on neil kõikidest suundades see kiirus ja tüüsist väljas on nad ikka enam-vähem sama kiirus, aga nüüd on suunatud. Nii et meil on tegelikult siis väljumiskiirus U on suhteliselt sarnane, kui hea tüüsi korral ainult natukene väiksem, kui see ruutkeskmine kiirus on seal selles tüüsi sees, selle põlemiskambri sees. Nii, mida see siis veel tähendab, milline see gaas peaks olema seal, et ta võimalikult kiiresti lendaks. Temperatuuri me väga suureks ajada ei saa, sest ta muidu sulab tüüs ära. Aga kui mingi kõige kõrgema temperatuuriga aine, mis ära veel ei sula, mis te pakute, mis need võiksid olla need temperatuurid umbes? Mida? Tüüs ei tohi meil sulada sellel temperatuuril. Muidugi tüüsi juurest on juba natuke võib-olla jõudnud jahtuda, aga mitte palju. Kusagil siin ikka kambri osad, kus on peaaegu veel sama temperatuur nagu see põlemiskambri. Et mis siis võiks olla see temperatuur, millega see piiratud on? No mis on see aine, mida te teate kõrgema sulamistemperatuuriga? Wolfram. Väga hea, tubli mani. Ta on mingi, kui palju see umbes võiks olla? Rohkem. Aga Wolframist tehti vanasti neid õõglampe, mida me tänapäeval enam meie osta ei tohi. Välja arvatud, kui nad just soojendamisega ette nähtud. Ja neil, me rääkis ka sellist asjast nagu värvustemperatuur. Oleme rääkinud. Vähemasti optikast te võiksite mäletada värvustemperatuuri. Ärge nüüd öelge, et optikast võiksite rääkida. Optikas ei olnud, aga me just rääkisime siin. No jaa, ma arvan, meie rääkisime ka, aga optikast võinuks ka rääkida, võinuks värvustemperatuurist, valgus on ju see optika, eks ole. Ma arvan, et me rääkisime küll värvustemperatuurist. Värvustemperatuur, muidugi värvustemperatuur on natuke ka plankikirguse teema juba, kuigi me rääkisime minust enne selle. Et mida meil tuletas see Plancki seaduse ja mis seal päris veel välja ei jõudnud seda tuua, aga selle kiirguse maksimum sagedus on võrdeline temperatuuriga. Mida kõrgema temperatuuriga teha, seda suurema sageduse juures on see kiirguse maksimum. Ja siis vastab footonite
energia on umbes ka Boltzmanni konstant korda temperatuur on igal ühel suurusjärgus, nii et see sagedusjärjel selle tõttu ta domineerivad ja need footonid, mis kannavad domineeriva osa energiast, nende energia on suurusjärgus KBT. Ja seega saame, et sagedus on KBT jagada Plancki konstandiga ja järelikult kõrgema temperatuuri kehad kiirgavad sinisemat valgust. Ja see päikesevalgus, mis meil näiteks praegu siin õues domineerib, tema on siis musta keha kiirus 6000 kelvini juures, siis öeldakse, et värvustemperatuur on 6000 kelvinit sellisel valgusel. Nüüd, kui need vanad hõõglambid, neil oli, ma pakus mingi 2600, 2800, siis see ongi tegelikult see temperatuur, mille juures nad põlesid. Nad põlesid kuskil 2600-2800 kelvini juures, aga Wolframi sulamistemperatuur on 3600 umbes. Küsimus, miks 2800 ja mitte 3600, mida kõrgem temperatuur tegelikult, seda suurem oleks niimoodi kvantefektiivsuseks, seda rohkem saaks sama elektrienergia juures valgust, inimese silma poolt nähtavat valgust. Vastus on selles, et kui me ajame ta väga lähedale selle Wolframi sulamistemperatuurile, siis sellisel juhul, kuigi ta veel on tahkes olekus, ta muutub mehaaniliselt tapramaks, ta haurab, see hõõgniit väga kaua ei püsi. Nii et mida madalamal temperatuuriga, seda kauem ta püsib. Ja tegelikult, kui need olid harilikud hõõglambid ja siis olid veel halogeenlambid. Et halogeenlampidel oli natukene kõrgem temperatuur, kui ma ütlesin kuni 2600-2800, siis need on halogeenlambid, meil on pigem ikka 2800. Ma arvan, et harilikel hõõglampidel oli vähem. Ja vastus on jah, et kuskil sinna kanti jääb see piir ka siis siin, et mingi üle 3000 ilmselt me eriti kelvini ilmselt sinna ei saa. Ja kunagi me tegime sellise katse, see oli mingi olümpiaadikatse, kus oli Plancki kiiruse uurimine eksperimentaalselt ja siis oli natuke destruktiivne katse, et lõpuks see lamp tuli ära läbi põletada ja see oli siis katse selles mõttes huvitavalt sõltus sellest, et kui hästi selle Plancki kiiruse saab sealt kätte, kui kiiresti katse teete. Kui te teete aeglaselt ja mõõdate väga pikalt iga temperatuuri juures, siis kui lampi põletate kõrgemal temperatuuril, kui ta ette nähtud on, siis see Wolfram niit hakkab aurub. Ja selle lampi kuppel kattub Wolframi õhukese kihiga ja ta muutub vähem läbipaistvaks. Ja sellisel juhul tulid aga see kõrgemalt temperatuuride osa sellest Plancki spektrist ei tulnud hästi välja. Stefan Boltzmann mitte Planck, Stefan Boltzmann annab veel integraalse kiirguse. See, kus kogu kiirus on võrdne temperatuuri 4 aastal. Aga kui taha katset väga kiiresti läbi, et ta jõua veel aurusta, siis sai päris kenasti seal mingi 3200 kelvini välja vedada. Aga jaa, meil on siis piiratud ta mingisuguse kuskil suurusjärgus 3000 kelviniga. Ma arvan, 3000 on ka juba nagu piiride kompimine vähem, sest eks tema see on sama lugu, et hakkaks siis seal auruma kahanema see tüüs. Aga siis millise koostisega see võiks olla see gaas sealt, mis välja tuleb? Mida? Kas gaasi osakeste kiirus, kuidas me seda saaksime optimeerida siis? Ei saa. Kiirus sõltub temperatuurist, millest veel. Madis ütleb meile siin, Anna-Mati selle pool suhtluse küll oli väga, pigem siin fakti teadmine, aga Milles siis veel? Millest? Massist, loomulikult massist, jaa. Ehk tegelikult mida kergem, seda parem. Ma ikka panin selle salve. Panin, jah. Et massist.
mida kergem seda parem, aga ega me väga kergelt ka ei saa. Selle vesinikku me ei saa ilmselt, sest et vesinik on ise meil peab põlema. Muidugi mille see äkki oleks kasulik kuidagi vesinikku lihtsalt kuumutada. No nii, et teistega see massi ka väga väikseks ei saa teha. Ja no te võite ise vaadata, et mis tuleb see 3000 kelviniga, mis see kiirus saab seal maksimaalselt olla. Aga kas saaks kuidagi paremini või kiiremini, suuremaid kiirusi? Et kuidas saada siis klassikalise põlemise, kui ei ole veel footonrakett, kuidas saaks võimalikult kiireks seda raketti? Mis on teised variandid? Kas oleks võimalik siis suurema kiirusena, kui need näiteks vesinikuaatomid 3000 kelvini juures? Mida? Sellist raketi kiiremaks saada. Raketi kiiremaks saada, siis ei ole nagu gravitatsiooni kasutamine ka juba. Raketi kiiremaks? Kas see on just raketi mingi moodus, kuidas seda kiirendada? Kuidas raketi kiirendada? No, raketi kiirendamiseks on on üks moodus, kui me saadame päikesesüsteemist välja, on gravitatsiooniline liin. Selline asi, kus me kasutame teiste planeetide efekti nagu mõju. Nimelt kasutame näiteks läheb Marsist mööda, siis Mars kiirendab Marsi raskusjääli, kui me õigesti sealt mööda suuname. Aga me praegu ei aruta seda. Me arutame seda, et kui me tahame lihtsalt oma mootoriga võimalikult kiireks. Milline, kas on meil siis see, kas ongi see 3000 kelvinit temperatuuri ja mingid hästi kerged aatomid ongi see piir või saab midagi kiiremaks? Ma arvan, et see nagu tüüpiline rakett ei aita see, et ümbritseda kus asju seda vedela kütusega, mis on juba maha jätatud, mis jahutusega. No ja võib-olla saab kuidagi seal seinte jahutamist teha, jah, et proovida. Aga ega me väga palju tõenäoliselt sellega ei võida. Aga kas oleks veel mingeid moodusi põhimõtteliselt, erinevaid moodusi saada see väljavad ainekiirus suuremaks? Selle põlenud kütuse väljapääsu tüüsi ava muutusega. Et see põlenud kütuse nagu väljapääsemise ava suuruse muutmisega. Suuruse muutmine, aga ega ta energiat juurde ei saa tekitada. Ikkagi maksimum saavaga me saame reguleerida, et peaaegu kogu soojusenergia muutub kineetiliseks. See on see. Aga rohkem me ei saa. Et meil on ikkagi piiratud selle aatomite soojusliikumise kiirusega või molekulide soojusliikumise kiirusega selle põlemiskampani. Kui me seda mingi põhimõtteliselt erinev moodus. Mida? Kas on kõige magnetväljaga osaks ära kiirendada? No, põhimõtteliselt mõtled õigesti munasega, mitte tingimustes magnetväljaga. Kas ongi elektriga kiirendada? Elektriväljaga. Ja on olemas sellised nagu ioonmootorid, võib-olla kuulnud. Aga ioonmootoritega on niimoodi, et on mingid ioonid ja siis, nagu nimi ütleb, ja tugeva elektriväljaga kiirendate ja sel juhul teil sulamisohtu ei ole, selline suhteliselt tõre ioon või voog, aga saate kiirendada enam-vähem ükskõik suure. Nii, Ott on täna no see on siis meil selline klassikaline füüsika, aga kui me nüüd teeksime kõige lihtsama footonraketti, kus siis me tekitame footoneid, teeme nii kiire kui võimalik, kiiremaks kui footonid, meil ei ole võimalust veel nüüd gaasi teha, siis footonrakett.
Ja see kordab suhteliselt seda, mida me enne tegime juba, aga teeme näiteks veel kord läbi, võib-olla teil on kasu sellest. Et meil on sama olukord, aga nüüd see U võrdub meil lihtsalt C-ga. Ehk teisõnu me läheb footonid sealt välja. Ja nüüd me kasutame siis sama lähenemist nagu enne, et kõik need väljunud footonid, nemad lähevad vastas suunas. Et meie rakett läheb sinna mingi impulsiga P, mingi lõppmassiga M. Footonid lähevad teises suunas, mingisuguse impulsiga BF on võrdne nüüd. H on võrdne 1. Ja kirjutame veel need jäädusseaduses. Kõigepealt on meil rakett alguses paigal. Seega footonite impulss võib olema võrdne raketi impulsiga, nii et impulsi jäävuse seadus on meil BF, mis oli meil võrdne nüüga, on võrdne, seda nüüd võib-olla ei ole päris õige panna praegu, nüüd oleks just nagu ühe footoni jaoks. Võtame selle maha, see ei ole üks footoni. BF on võrdne M-iga. BF on võrdne B-ga, raketi impulsiga. Siis tuleb meil energia jaoks. Tuleb meil footonid, raketimass algne, M0, on võrdne footonite mass, mis on meil B lihtsalt, eks ole, pluss raketi relatiivistlik mass lõpus, M. Relatiivistlik mass lõpus. Ja põhimõtteliselt meil võib olla huvitav pigem M0' ehk tema, kui palju tal kütust alles jääb. M0' on seisumass lõpus. Ja need on meil nüüd siis võrrandid ja tulebki M0' ka praegu kohe sisse. Ehk kolmas võrrand on meil neli vektori moodul. Invariant. Invariant on meil siis selline nagu M ruut miinus B ruut on võrdne M0' ruudus. Kolm võrrand. B on B, M0 on B pluss M ja M ruut miinus B ruut on M0' ruudus. Ja me tahame siis kiirust avaldada M0 ja M0' suhte abil. Vaatame, mida me teeme. Tahame saada impulsist lahti. Võtame siis ruutu ja võrdame sealt ruuduga. Tahame, et M0 ruut miinus 2 M0M pluss M ruut on võrdne. Tiitleda M0' ruudus. M ruudus. M ruudus miinus M0' ruudus. M ruut taandub välja. Saame, et M on võrdne M0 ruut pluss M0' ruut. Jagada 2 M0-iga. Ja impulss B on võrdne M0 miinus M. On võrdne
nii, kui me M0-st selle lahutame, saame 2 M0 ruut miinus M0 ruut ehk M0 ruut miinus M0 prim ruut jagada 2 M0-ga. Nii, ja kiirus B on võrdne B jagada M-iga. Need 2 M0 taanduvad välja. Saame, et see on M0 ruut miinus M0 prim ruut jagada M0 ruut pluss M0 prim ruut. Sellise valemi. Ehk me võime ta ka niimoodi kirja panna, et siin võikski teha mahta, kirjutame kõrvale. Et me võrdne 1 miinus K ruut jagada 1 pluss K ruut pluss K on võrdne M0 prim jagada M0. Selline osa pisumassi alles jääb. Mida väiksemaks K läheb, seda lähemaks V läheb C-le. Kui K oleks meil 0, siis V oleks C. Aga igatahes selline valem. Nüüd, mis selles koduülesandes on idee siis selline, et äkki me saame äkki see töötab paremini. Et kui te saaksite sama valemi, võiks olla selle sama K juures, võiks olla suurem kiirus lõpus äkki. Ja siis me ju teeme kavalust ja me püüame osa kütusest, püüame tee peal kokku. Võiks ju loota, et on natuke parema tulemuse. Seda 0,1 M0 ei saa kütusena kasutada. See on lihtsalt raketi enda mass. Jaa, no peab olema mingisugused, kas inimesed tahavad selleks kuhugile kohale jõuda näiteks. Et praegu antud juhul oli vaja kasutada K võrdub 0,1. Kui siin oleks K oleks 0,1, mis me siis saaksime? Me saaksime 0,99 jagada 1,01. Ja siis 2% jääks valguskiirusest puudu umbes. Meil oleks lihtne footonrakett. Aga kui meil on see kaval footonrakett, siis äkki on parem. Äkki saab 99% valguskiirusest. Vaadake. Nii, koduülesanne. Ma oodan, et palju meil siin aega on. Väga mail. Nii, nüüd asenduskoduülesanne ka. Asenduskoduülesanne. Selline lugu. Mäletad seda ülesannet, kus oli ergastud aatom ja aatom baasoletus. Teeme asenduskoduülesanne umbes selline. Et meil on aatom, mille mass on M. Mass madalaima energiaga olekus. M0. Nüüd ergastatud energianivoo. Ergastatud olekus. Delta E on siis E1 E0 energianivoode vahe. See on teisest küljest, see on võrdne M0 prim miinus M0 korda C ruut, massidefekt. Tema vastu, kui võtta energia on suurem, on ka mass natuke suurem. Nii, nüüd M0 prim on tema seisumass siis ergastusolekus. Nüüd on võrreldes eelmisega meil natuke teine olukord.
meil on niimoodi, et me tahame, et meie footon, mis tuleb vastu paigal seisvat aatomist baasoleku, see on 0. Ja siin tuleb footon H. Ja neeldub ja selle tulemusel sellest saab meil siis ergastatud aatom, mille M0' on tema uus seisumass. Aga tema läheb mingisuguse kiirusega nüüd, selle tõttu, et ta sai footoniga pihta, eks ole. Saame leida, mis on tema kiirus. Aga H-nü oli tegelikult meil selline, et ta täpselt neeldub. Et kui ta H-nü oleks meil võrdne selle delta E-ga, siis sellisel juhul see energia ei oleks piisav, sest et energiat läheb selle kineetilise energia, eks ole. Mitte ainult selleks, et seda ergastada, vaid ta omandab ka mingi kineetilise energia. Nii et tegelikult see H-nü on meil suurem kui delta E. Energianivoode vahel. Aga on täpselt selline, et see reaktsioon toimub. Nüüd omab täpselt vajalikku väärtust. Nii, kas üles on aru saada? Tõstke käsi, kui on aru saada. Nii, ja see oli meil asutus üles. Teisele on ka asendust pakkuda. Teisele ka asendust. No võib proovida. Teine on täpselt samasugune nagu oli, aga see profiil, see magnetvelja profiil on natuke teine. Nimelt magnetvelja profiil on teine asendusele. On selline, et meil praegu V on võrdne siis vektor korda V0 korda koosinus K korda R. Seni kuni R on väiksem, aga kui pi jagada kahe K-ga. Kui K korda R saab võrdseks pi kahendikuga, siis edasi ja saab võrdseks selle B0-ga. Ei, nulliga, see on võrdne 0, kui R on suurem kui pi. Ehk siis tema profiil kõrvalt on selline. Ja küsimus on ka kõik sama, nii et ainus siis võib olla, et teil äkki tuleb transcendentne võrrand ja tõenäoliselt tuleb, mis tuleb riigiausude arvutada vähendada. Iiris teeb sellise näo, et talle ei meeldi see asi. Mis mõttes see profiil on? Mida? Kuidas see profiil on? Koosinus esimene veerand. Z on meil käitub koosinusena kuni koosinuse esimese veerandi lõpuni ja edasi läheb võrdeks 0-ga. Ja vaja samad asjad läbi teha lihtsalt, nagu me praegu tegime. Sammud on täpselt samad. Ainus, millest erineb, on matemaatilised detailid, kuidas siis me seda uurime, et millal lahend on ja millal ei ole. Nii, nüüd. Mis edasi?
Räägime veel sellest invariandist, kuidas seda kasutada saab. Parasjagu võib rääkida, aga mitte kodus rohkem kahju. Aga enne kui me seda räägime, kiirus selline, ma üldiselt teile olen öelnud, et kiirus ei ole väga hea. Ei ole väga hea selline suurus, mida kasutada. Sest et tema ei ole nagu natiivselt relatiivselt. Aga tema põhjal saab tegelikult teha, kiirust saab natiivistlikult, kuidas kiirust mõõta. Ja vaadata, meil on selline tore siin nagu input. E on võtne, 4. Komponendid on siis sellised, et B, X, B, Y, B, Z ja E. Aga kui me kirjutame ta nüüd näiteks, võtame nii, et B, Y, B, Z on 0, olgu B, Y, B, Z 0. Sellisel juhul me saame, et see on meil M0 B jagada ruutjuur 1 miinus B ruut jagada C ruuduga. See M0 jagada ruutjuurega, see on mass ja impulss on mass korda kiirus. Ja siis tulevad meil 0 ja siin tuleb M0 jagada ruutjuur 1 miinus B ruut jagada C ruuduga. See on korralik 4 vektor. Aga vaadake, mis juhtub nüüd, kui me jagame selle M0-ga läbi. Siis me saame 4 kiirust. See omab komponente lihtsalt meil B jagada ruutjuur 1 miinus B ruut jagada C ruuduga 0 ja 1 jagada ruutjuur 1 miinus B ruut jagada C ruuduga. Te võite kontrollida, kas ta on 4 vektor. 4 vektor on selline, mille kiiruse moodul on kõikides süsteemis üks ja sama. Eks ruutude vahe. Selle ruut miinus selle ruut. Nii X ruut miinus T ruut ajakomponendi ruut on võrdne B ruut miinus 1 jagada 1 miinus B ruut jagada C ruuduga. Miinus 1, loomulikult on igal pool üks ja sama, miinus 1 ja süsteemid ühegi sama. Need loomulikult on siin variant. Nüüd, kuidas me saame seda kasutada? Tegelikult oleks hädapärast polekski olnud maja seda 4 kiirust tuua, aga võib-olla natuke mugavam 4 kiiruse abil. Näiteks, kuidas meie kiiruste liitmise valem kehtib meil siis, kui kiirus on ühesuunalised. Me tegime tuletusel lihtsalt nagu tangent summa kahe nurga summa tangentsi valem. Nüüd, kui nad ei ole paralleelselt, siis sellisel juhul meil on erinevad variandid. On näiteks rakendada Lorentzi teisendust. Siis Lorentzi teisendust saab esitada kui maatriksid ehk vektori korrutamisest teisel pöörde teisenduse maatriksiga. Ma ei hakka praegu seda välja kirjutama. Aega ei ole meil sellest tunnist üle väga palju jäänud. Seda võime äkki järgmine kord teha natukene neid maatriksite korrutamisi. Aga teine variant, kui me tahame nüüd ainult näiteks kiiruse moodulit, kui meid ei huvita see, mis kiiruse komponendid, vaid ainult moodulid, eriti siis on meil mugav hoopis kasutada 4 invarianti. Ehk 4 invariant mäletatavasti oli siis kiirus nagu mooduli ruut, aga tegelikult igasugune 2-4 vektori skalaarkorrutit annab samuti selle variandi. Ja kui me võtame praegu näiteks siis sellise olukorra, et meil on, liidame 2 risti olevat kiirust. Et meie taustsüsteemis keha liigub kiirusega V suunda, aga meie taustsüsteem liigub kiirusega U sinna suunas. Ja tahtame teada, milline kiirusega meil siis see keha liigub selles liikuvas taustsüsteemis. Mida me teeme? Me
kirjutame nüüd välja paar erinevat nelivektorit. Üks on siis selle keha, selles laboratoorses taustsüsteemis. Teise värviga. Laboratoorses taustsüsteemis. Nii, selle keha nelikiirus. Temal on siis komponendid, praegu ma jätan X, Y, Z, ma jätan Z ära, et X, Y. Nii, meil on siis niimoodi, et meil on tema kiirus on ainult X-i suunaline, V, 0, aga V jagada sellega ruutjuurega. 0, 0 ja siin on 1 jagada selle ruutjuurega. Nüüd ma ikka kirjutasin Z-iga, las Z olla ka. 1 jagada ruutjuur, 1 miinus V ruut jagada C ruutuga. See on selle kehade kiirus laboratoorses taustsüsteemis. Ehk ma peaksin selle natukene korralikult välja kirjutama ikka selle ruutjuurega. Jagada ruutjuurega, 1 miinus V ruut jagada C ruutuga. Nüüd, kui me kirjutame välja laboratoorses taustsüsteemis selle teise taustsüsteemi kiiruse. Nii, laboratoorses taustsüsteemis liikuva taustsüsteemi kiiruse. Temal on siis komponendid, tema liigub kiirusega U, aga Y suunas. Siin on 0, U jagada ruutjuur, 1 miinus V ruut jagada C ruuduga. Null ja 1 jagada ruutjuur, 1 miinus U ruut jagada C ruuduga. Nüüd kirjutame siia alla selles liikuvas taustsüsteemi enda kiiruse. Selle kirja, see oli meil B keha nelikiirus, B kontravariantne sellisena. Tegelikult praegu ma kirjutasin kovariantne, nii et lahti läheb alla. Ja kontravariantne oleks miinusega. Ja see on meil siis vastavalt puui selle taustsüsteemi kiirus. Aga nüüd primmidega samad asjad ehk siis selles liikuvas taustsüsteemis. Liikuvas taustsüsteemis meil liikuvas taustsüsteemis keha. Teeme kõigepealt taustsüsteemi enda kiirus. Taustsüsteemi kiirus. Seal on ta paigal loomulikult. Seal on meil VI UI taustsüsteemi kiirus on võrdne, tema on paigal 0, 0, 0 ja 1. Ja nüüd on meil liikuvas taustsüsteemis selle keha, see on UI primm. Sama vektor, aga teises koordinaadis, kus esitatuna. Ja nüüd selles samas taustsüsteemis kirjutame praegu välja selle liikuva keha kiiruse. VI primm ja nüüd on see, mida me ei tea, et ole. Meil on mingi VX primm, VY primm, 0, Z-i suunas meil midagi ei toimu ja mingisugune siis VT primm.
Ja nüüd me rakendame seda invariantsust, et meil kahe vektori skalaarkorrutis on üks ja sama. Nii, nüüd selle suunan nüüd teise värviga sellest samast asja ja nüüd ma siin üritan jätkata, et samale lähele mahu. Võib-olla tekitab siia väikse muutu. Nii, et ma võtan praegu invariandi ja VI, UI. Korrutan selle ja selle, selle ja selle, selle ja selle ja selle ja selle. Ja sellest siin lahutan, nende summast lahutan selle, aga siin on 0 korda 0, 0 korda 0, 0 korda 0, need on kõik nullid. On võrdne, siis ainult see jääb miinusmärgiga miinus 1 jagada ruutjuur 1 miinus V ruut jagada C ruuduga korda ruutjuur 1 miinus U ruut jagada C ruuduga. Siin variant on selline. Ja nüüd see peab olema samasugune. Meil nüüd see kontravariant oli see nüüd on I üleval. Mida? Et nüüd on see I seal üleval, kas... Mäletate, meil olid ko- ja kontravariantsed vektorid ja nad erinevad märgi poolest. Kui kovariantsil on siin pluss, siis kontravariantsil on miinus. Ja sealt meil tuleb seekord see annab 0, sest siin on 0, siin on 0, sest siin on 0. Ja alles jääb ainult see miinusmärgiga ja see peab olema nüüd võrdne selle tõttu, et need on meil siis invariantne suurus on skalaarkorrutis. 0 korda VX annab 0, 0 korda VY annab 0, 0 korda 0 annab 0, ainult see jääb alle. See on võrdne siis miinus 1 jagada ruutjuur 1 miinus ja see on nüüd parasjagu meil tegelikult selle tegelikult tema kiiruse mood, mida me tahame teada. See on meil üks jagada ruutjuur 1 miinus 2V ruudus jagada C ruuduga. See on see kiiruse moodus selles liikvustaustsüsteemis. Võrdnes 1 miinus, et 2V ruut jagada C ruuduga. Me tahame seda 2V teada, eks ole. Ja siit võrdlust me praegu saame kenasti selle avaldada. Seega me saame, et 2V ruut jagada C ruuduga on võrdne. Võtame ruutu, mida ta osab parema poole. Saame 1 miinus V ruut jagada C ruuduga korda 1 miinus U ruut jagada C ruuduga. Nii. Aga nüüd ma võtsin ruutu, eks ole, siin on see on võrdne 1 miinus, nii tegelikult siia tuleb veel miinus ette panna. Ja pluss 1. Mul enne ei olnud seal miinust. Okei, tee pikemalt. Tee pikemalt. See siin jääb segama, suur pikk nool jääb segama. Selle maha. Nii, ja sellest järeldame nüüd siin variant. 4 variandi kasutamine. Neljid variandi kasutamine saame siit, et siia on meil 1 miinus. Kui ma võtan sellest võrdlusest siin vasakult ja paremat poolt ruudus, see on siin vasakpool. Ja siin on vasakpool võrdlusest ja see on parempool võrdlusest. Nad lähevad ruutu, need miinused kaovad ära, aga siia tuleb 1 ja pöörväärtused ka. Siia tuleb 1 miinus 2V ruut ja 2V ruuduga, siit tuleb 1 miinus V ruut korda 1 miinus U ruut. Nii avamsolud ühed taanduvad ära. Jääb alles ja märgid teen ka vastupidiseks. 2V ruut jagada C ruuduga on võrdne V ruut U ruut jagada C 4-ndaga
miinus V ruut jagatud C ruuduga miinus U ruut jagatud C ruuduga. Nii et 2xV on võrdne. Ruutjuur. V ruut, U ruut jagatud C ruuduga miinus V ruut miinus U ruut. Mine. Kui sa näisid, kui vigu ei tulnud. Tegelikult said tulid ühed küll sisse. See on kõik vastupidise märgiga. See oli märgi viga. Siin need tuleb plussiga, see tuleb miinus. Kus näha on, et viga tuleb sellepärast, et mitte nõudlikul juhul peame saama Pythagorase valemi. Praegu ei saa. V ruut pluss U ruut miinus V ruut, U ruut jagatud C ruut. Nii, mitte ratistliku juhul see läheb väikseks ja jääb alles Pythagoras ruudjule erutus suur. Nii et tundub mõistlik. Kas see märgi viga ei ole juba üks rida üleval poole? Täitsa võimalik, et viga on üleval pool. Teeme tema siis niimoodi, et paneme siia miinus ette. Tegemiseks. Eeris ütleb meile jah, et märgi viga on üleval. Okei. Aga see U4 vektori, see viimane liige, kas see peab siis olema positiivne või see on miinus puudu? U-vektori 4 sõltub, kas ma kirjutan K või kontravariantse. Ühesõnaga, kui ma lähen K-van, ütleme niimoodi, kui mul on K-variant on plussiga, siis kontra on neid miinusega. Ma niimoodi tegime, et oli K. See on nagu kokkuleppe küsimus, kumba me positiivse võtame. Arvat meil oli selline kokkulepe, et kontra miinusega olnud või oli vastupidi. Ei oli küll nii. Jah, läks neid. On kõik korras, Marili? Jaa. Nii, ülega ka või ei ole? No jah, on enam-vähem koduülesand andmiseks. Sel viisil saab tuletada ka valemi siis, kui need kiirused ei ole risti. Ehk siis, kui me teeksime niimoodi, et meil on see näiteks emal kummal kas veel või uul on siis 2 komponenti. Tahaks sellist koduülesannet, kus juba saab sama asi läbi teha, siis kui nad ei ole risti. Võib-olla on selles mõttes, et nagu meetod ise on siin ees, võib-olla äkki see aitab teil seda meetodit kinnistada ja ta ikka väga keeruline olla. See asi, mis kuidagi vahele jäi, oli see, et kust see kontravariantne ja no, et see I korda UI, et nagu kuidas see tekkis, et te ütlesite, et midagi korrutasite. See on skalaarkorrutis sisuliselt, eks ole, skalaarkorrutis on kahel vektoril on AX, BX pluss AY, BY pluss ja nii edasi, eks ole. Siin on põhimõtteliselt sama, ainus asi, et meil see ajakomponent tuleb miinusmärgiga, sest et seal on
Ühesõnaga, erinevus on siis selles, et meil siin on kaks varianti, et kas te võtategi seda kui harilikke vektoreid ja siis teil on sellel ajakomponendil on i imaginaarühik ka ja skalaarkorrutis läheb i ruuta enam miinuse. See on üks variant. Teine variant on see, et me töötame ko- ja kontravariantse vektoritega, siis i-d ei ole, aga siis tuleb see miinus sellest, et igasugune skalaarkorrutis, sealhulgas ka skalaarruut, peab olema ko- ja kontravariantsete korrutis. Nii et sellisel juhul ühel on miinus ja teisel ei ole ja ikkagi lõpptulemus sama, et sellel neljandal ehk ajakomponendil tuleb alati miinus sinna juurde. Ja mu küsimus pigem vist oli selles, et kuidas see nii-öelda vasak ja parem pool tekkisid, et kuidas ma tean, mis seal nagu need kollased ringikesed, mis seal on. Et kuidas nagu ma tean, mida omavahel korrutada? Kui meil on kaks korralikku õiget 4 vektorit, siis nende skalaarkorrutis on invariant. See skalaarruut on see, mida me seni teadsime, eks ole. Ruumikomponendi ruut miinus ajakomponendi ruut. See on tema nagu nii-öelda siis selles Minkowski ruumis on ta selle vektori pikkuse ruut, see invariantne suurus. Aga seda saab siis üldisemalt on invariant 4 vektori skalaarkorrutis on samamoodi invariantne suurus, mis on kõikidest taustsüsteemist ja vannu ühe ja sama. Ehk mis me praegu tegime, me vaatasime 2 4 vektorit. Üks 4 vektor oli meil selle selle keha 4 kiirus ja teine oli liikuva taustsüsteemi 4 kiirus. Ja siis selle keha 4 kiirus laboratoorses taustsüsteemis. Me teame, et tema kiirus oli B X-i suunas. Nüüd 4 kiirus, nagu me nägime, peab omama seal seda gammategurit ka. Nii et 4 kiirusele me jagame selle ruutjuurega läbi. Et tema X-komponent on tema kiirus X-komponent jagada ruutjuur 1 minus ruutiga. See ruuduga ajakomponent on siis pikendame siit, on 1 jagada selle. Saime praegu selle keha 4 kiiruse laboratoorses taustsüsteemis. Nüüd sama asi liikuvas taustsüsteemis me päris täpselt veel ei tea. See on see tegelikult ongi idee kasutada seda invariantsust, et saada teada tema kiirus 2V selles liikuvas taustsüsteemis. Ja me küll praegu ei saa neid komponente kaupa VX', VY' sellise sooga. Küll aga me saame selle kiiruse mooduli teada. Nimelt, me kirjutame praegu välja lihtsalt, et kuidagi niimoodi ta on. Ja võtame nüüd skalaarkorrutise. Aga enne skalaarkorrutist me kirjutame välja teise 4 vektori. Ja teiseks 4 vektoriks on meil selle siin on muidugi natuke loaga kirjutatud, see V on väga moodi. Siin peaks olema U-ruut ja see ruuduga. Et kirjuta välja selle liikuva taustsüsteemi kiiruse 4 vektori ja tema liigub kõigepealt selles liikuvas taustsüsteemis. Laboratoorses taustsüsteemis me teame, et liigub kiirusega U, Y suuna. Nii et tema kiirus on X-komponent on 0, Y-komponent on U, aga siia tuleb see U-ruut jagada see ruuduga, eks ole. Z-komponent on 0 ja A-komponent on 1 jagada ruutjuur 1 minus U-ruut jagada see ruuduga. See on selle taustsüsteemi, selle laboratoorse taustsüsteemis vaadelduna liikuva taustsüsteemi kiiruse 4 vektor. Ja nüüd kirjutame selle sama 4 vektori, selle, mis te tähistame U-ga. Kirjutame välja selle liikuvas taustsüsteemis, aga seal taustsüsteemis loomulikult on paigal, nii et seal on kõik 0 ja 1. Ja nüüd on meil 2 4 vektorit, keha oma ja taustsüsteemi oma. Ja nende korrutis peab mõlemas taustsüsteemis on ühe ja sama tulemuse. Kõigepealt laboratoorses taustsüsteemis, need 2 esimest. Seekorda see annab 0, seekorda see annab 0, seekorda see annab 0, seekorda see ei anna 0. Ja see on see, mis sinna läheb, eks ole, see siin. Aga ometi me kasutame kontravariantset UI-d. Sellepärast oli miinus sinna. Aga
miks me kasutame? Kovariants on pluss, kontravariantsil on miinus. Ja see tuleb võtta kontravariantselt, ehk tähendab see nagu kahe vektori skalaarkorv, siis käib niimoodi, et me ühe kontra kordame teise kontraga. Nii et ühel on pluss, siis teisel on miinus. Ja, nii et selle tõttu tuleb seal alati miinus, selle viimane. Ja nüüd edasi teeme nende samad asjadega liikvustausüsteemis ja jälle tulevad meil kõik nullid välja arvatud viimane ja see on see siin. Ja nüüd me teame, et need peavad olema võrdsed ja järelt me saame selle kaktisveesita avaldada. Ehk siis tehniliselt nagu see parem pool on siis see VI' korda UI' kontravariantne. Ja, see on VI korda VI' korda UI'. Just. Nii, ja kui me anname nüüd kiiruse sellele nurga, kui me võtame see nurga, siis mis muutub? Muutub see, et siin tekib, näiteks kui me ütleme niimoodi, et sellel kehal on meil mingisugune Y-komponent ka, VX, VY, siis siia tekib midagi, aga siis tekib nende korrutis ka, nii et siia tekib meil üks lisaliige. Aga siin jäävad ikka kõik nullid, sest me läheme sellesse liikuvuse taustsüsteemi, nii et need jäävad ikka kõik nulliks, need me saame samamoodi ikka selle kaktisveget. Ja see on siis veel kodus. Kodu ülesanne, teine kodu ülesanne. Ülesanne. Leida kaktis B, kui veel on Vx on võrdne V korda koosinus, alfa Vy on võrdne V korda siin. See võiks olla päris lihtne kodu üles. Arvestades see teine kodu üles on võib-olla natuke raskem, siis ehk on kokku pole. Kõige see teine, mis esimene on antud tagasi alla, meil on kaks sarnast üle. See on kui kiirusel on kaks komponenti. 11. loengustumisel ka asendus puudu. Millisest on puudu? Mis laadset ülesannet see on? See oli see relativistlik liikme, kus pidi graafikut joonistama. Sellest on puudu. Okei. Relatiivistliku liikumise asendus ülesanne. Okei, ära. Teine asendus üle. On meil selline. Et meil on selline selle Besoni graafiku. On meil selline, et meil on selline varra. Ja siin peal liigud kuulikesed edasi tagasi. Kõik võrdse intervalliga, neid on varda pikkus on meil L.
Ja neid on siin 2 N-kuulikest. Ja see on siis selles taustsüsteemis, kus ta on paigas. Ja nüüd me läheme taustsüsteemi, mis liigub kiirusega U või kiirusega V. Aga need liiguvad siin muide. Nad ei ole niisama ilupärast, nad liiguvad kiirusega U. Niimoodi ringi ratast. Ja nüüd on küsimus, mitu kuuli on praegu selles taustsüsteemis ühe külje peal ja teise külje peal. Siin on meil N1 on ülemisel orga peal, N kuuli laboratoorses taustsüsteemis meil nüüd on N-iga, alumise külje peal N2 kuuli, on N-iga. Nii, ja nüüd on vaja leida N1 miinus N2. Leida N1' miinus N2'. Need arvud liikuvad taustsüsteemis. On arusaadav? Nagu arvata võis, läks meil koduülesannete esitamisele terve veerand tundi. Sellega on meil tänane läbi. Nagu öeldud, jah, mul see eelmine nädal läks selle olümpiaadiga nii kiireks, et ma ei jõudnud isegi neid videosid üles laadida. Ma teen nüüd saaks mõlemad ära eelmisel nädalal ka.